mina olen Kaia ja ilmselt kõik teate, miks te siia tulete, eks ole, kui olete ikka sissejuhatust mõtet teha. Et minu vastas on siin inimene, kes on kirjutanud raamatu. Silver, tervist! Ja ma mõtlesin natukene, kuidas seda kõike struktureerida, sest et küsin, kas juhtumisi on keegi, kes on seda raamatut juba jõudnud lugeda? Natukene, jah. Natukene. Okay, siis ma pean fookust sättida. Väga hea. Kusjuures on väga hea, et ei ole viidet. Et võib-olla on nagu huvitavam siis nii-öelda koos selle teejuhisega natukene Silveri kaudu saada kaasa. Aga mõtlesin, et enne kui me jõuame päriselt raamatut, selline äkki sa Silver teed sellise lühikese kokkuvõtte just iseendast, et kes sa oled, kus sa oled õppinud, et ta oli selline lihtnikõne, sest et kui me pikalt kogusime lugu kuulame, siis me ei jõua raamatuid. Kaamera tuleb, seda tuleks natuke vähem hoida. Okei, nii. Me paar küsimust rääkisime läbi, aga väga põhjalikult pole ette valmistanud, aga iseenesest mulle meeldivad improvisatsioonid. Seda võib jah mainida, et tegelikult vahepeal rääkisime paarist küsimusest ja siis ma ei osanud sellele hetkel ühele teatud küsimusele vastata ja siis ma mõtlesin üht-teist juurde, mis sobib teile väga hästi peale sissejuhatuseks. On see, et elanud olen Tallinnas, natuke Hiiumaal, nüüd Viljandis. Aga näiteks võib-olla on huvitav see, et gümnaasiumi lõpuni ma ei viitsinud väga kirjandusega tegeleda ja keskmine hinne oli umbes 3, aga siis lõpukirjandi juures tollal kirjutati lõpukirjandi aastal 2002, kui ma lõpetasin, siis oli teemaks muidugi see terve rünnak. Selleks oli hea ettevalmistada ja siis ma sain lõpukirjandis 80 punkti, mis kirjandusõpetaja natukene üllatas, et näed, mida kirjutab 3 lehekülge, ei viitsi, aga näe, kui kokku võtab, siis täitsa tuleb midagi. Ja siis alguses läksin IT-d õppima, see ei sobinud üldse, siis läks mõni aasta aega, kuna huvialasid on nii palju, hakkas kuidagi mõte liikuma just pärast gümnaasiumi lõppu, siis läksin filosoofiat õppima, sellepärast, et seal on nii palju väljendada võimalusi, mida kirjutada, mida teha. Ja lõpetasin selle ära, paka-maka ja nüüd ma olen keeletoimetamise keeleteaduse alal. Raamatust, osad on juba näppu ka saanud, et ma loen kõige lõpust. Ma hakkan alati raamatust lõpust lugema, eks ole, rikume selle rõõmu ära. Ma võin teile nüüd lõpu ette lugeda, siis te teate, millest raamat räägib. Lõpp ütleb nii. Silver Veimbas sündinud 1983 on hariduselt filosoof. Ringi lõputus on tema teine luulekogu. Siin on 2 väga olulist infot. Nime ja vanus on enam juba sain eelmisest vastusest kätte. Et see on teine luulekogu, järelikult esimene on võimunud. Mina olen seda lugenud, mulle väga meeldis. Aga nüüd on huvitav see, et siin on kirjas, et see on luulekogu. Võin teile nüüd öelda, et see ei ole luulekogu. Ehkki ma küsin sinu käest, et miks on kirjas, et see on luulekogu? Minu teada on kirjanduses üsna selline traditsioon, vähemalt siin Eestis, et kui suure osa on proosa, aga mõni üksik luuletus, siis kvalifitseerub just pigem luulekogus. Siin alles hiljuti, mis ta oli, Gregor Kulla. Jah, temal on ka minu teada suht proosa läheb õlle näiteks. Kuigi jah, ta on selline segu. Ranget võttes on proosat rohkem. Ma ei lugenud seda niimoodi kokku. Mulle tundus, et luulet oli rohkem, aga võib-olla sellest, et luule jaoks sul läheb nagu, sul olete ära ei saa mõtlema, et teda on küll vähe, aga sisu on olnud hästi tihe, eks ole. Kvantitatiivselt on luuletus ja arvuselt küll rohkem. Aga siis ongi see siit küsimus mul sulle, et sellel on mingi põhjus, miks sa midagi oled täpselt sellisena kirjutanud nagu ta on. Et kas sul on enda jaoks nagu mingisugune mõte või kogemus, mis siis nii-öelda nõuab sinu arvates luulevormi ja mõni teistsugune proosat või on see piir nende vahel hägune? Nii, nüüd ma tegelikult räägiks sellest lähemalt, kuidas see üldse kokku kujunes see raamat. See kujunes nii, et vahemikus 2010 kuni 2014 õppisin ma filosoofiat Makas. Ja umbes sel ajal lugesin päris palju tollal evolutsioonibioloogiat ja astronoomiat ja selliseid teemasid.
mis panevad kuidagi linnulennult inimese elu vaatama. Selles mõttes, et seal ei ole küsimus mitte kümnetes aastates, aga miljonites aastates näiteks. Samal ajal fändasin väga Michel Foucault. Ja siis ma tahtsin kirjutada ühte sellist teksti, sellist populaarteaduslikku teksti. Idee oli selline, et kuidas hinnata mingis mõttes mõttetut universumit, et kuidas sellel on ikkagi seda suurem väärtus, mida vähem seal sellist objektiivset mõtet võiks leida. Nii. Siis ma kirjutasin umbes 70 lehekülge valmis, mis oli sissejuhatus. Kokkuvõttes ei pooleli, aga siis hiljem avastasingi, et sealt mõned tekstid sobivad just väga hästi siia. Et nad olid üle 10 aasta sahtlis. Siis umbes 6 aastat tagasi ma hakkasin ühte ilukirjanduslikku teksti kirjutama. See on omaette teema. Ja siis sealt tulid mõned tekstid siia. Selle raamatu idee tuli Anu Kree ühest luulekogust, kus oli luuletus nimega Ood ringi lõputusele. Ja see sõna ringi lõputus jäi mulle kõlama, küsisin tema käest, kas ma võin seda sõna kasutada ja võin küll. Ja siis selle 2015 aasta lõpus, 2014 aasta lõpus tuli idee. Siis ma kirjutasin niimoodi lühidalt öeldes sellise vasaku poole luuletustest valmis, üht-teist hiljem asendasin, aga see ongi niimoodi, et vasak pool on mingis mõttes pikk poeem, kus üks luuletus järgneb teisele ja on kõik seotud. Seal ei ole ka punkte järel näiteks luuletustel, aga paremal pool on luuletused rohkem eraldiseisvad ja need tulid alles hiljem. Mis see küsimus oli? Oota, ma küsin siis seda. Luuletus osa. Need on siis need, mis tulid hiljem? Jah. Need on kõik kujundatud erinevalt alati, et igal lähevad siis niimoodi ja niimoodi. Ma võin ka öelda, et need on väga erinevad. Jah, ma mainin seda ka kiiresti, et ma sattusin kirjutama rohkem pärast gümnaasiumi lõppu ja siis mul oli selline suur unistus ja idee, et minust saab suur kirjanik ja luuletaja. Pingutasin vist mingi väga pikalt, üle 10 aasta. Ja siis 2002 lõpetasin gümnaasiumi. 2012 umbes sel ajal, võib-olla varem, saatsin Doris Karevale käsikirja ja siis ta ütles, et nii ja naa. Ja siis minu suur avaldamissoov purunes kildudeks, aga just pärast seda mulle tundus, hakkasid tekstid palju paremini välja tulema. Ja mingis mõttes siin on ka sellist paradoksi teema, et kui sa mingil hetkel millestki justkui loobud, siis just hakkab asi sujuma. Ja seda mõtet on siin ka seal selles raamatus. Aga see ringi lõputus mulle tegelikult väga meeldib pealkiri, nüüd tuleb välja, et Anule veel omakorda siis aitäh selle sõna eest. Et see pani mind küsima päris mitme teksti puhul tegelikult seda, et kas nüüd, kui sa nüüd selle raamatu oled valmis saanud, et kas see tähendab sinu jaoks midagi, et kas sa oled mingisugust ringist nüüd välja astunud või vastupidi, et sa oled uude ringi sisenenud. See on ühe küsimusega, et vaatate nii ja naa ja mõlemad korraga. Selles mõttes, et see eelmine luulekogu, ma toon selle siia jutu vahele põikena sisse, et algselt oli mul mingi 2-3 aastat tagasi oli mul käsikirjas umbes 1000 lehekülge luuletusi üle selle. Eelmine luulekogu olidki sellised, rohkem sellised nagu soojemad luuletused, milles see eelmine luulekogu. Siis sellised natukene kriitilisemad luuletused. See on endiselt sahtlis. Üht-teist on veel tulnud, aga nüüd see on täitsa omaette ja täitsa iseseisev, et ta on väga teistsugune mingis mõttes, kui ta ei ole võib-olla nii kujundlik. Ja ta on napisõnalisem kui ülejäänud, et jah, et mingis mõttes on ta lõpetatus, et ma arvan, et ma kirjutan edaspidi üsna teistmoodi ja olen varem ka kirjutanud teistmoodi, aga jah, ma ei oskagi niimoodi täpsemalt vastata. See küll, et luule ja proosa koos, ma ei usu, et ma enam sellist asja teen. Aga miks? Võib-olla teen, aga kuidagi tundub, et mulle endale kuidagi tähendab sellisel kujul, ma olen väga rahul sellega. Minu meelest need täiendavad ja täiustavad need tekstid üksteist ja aga
võib-olla lihtsalt harjumus, et kui ma kirjutan luuletusi, mul on käsikirjad ka, mis on, mõned on ideed kirjas, mõned veel kujunevad, et kuidagi üks luule järgneb teisele ja tundub mulle loomulikult. Lihtsalt mulle lugejana meeldis see rütm, et luuleraamatus on ikkagi see, et sa võtad 1-2 luuletusse, liiga palju ei saa korraga võtta, sa hakkad ühelt hetkelt nagu nii-öelda üle laskma nurkadest, et sa ei jõua seda tihedust alati vastu võtta, et selles mõttes see proosa nagu annab sellist hingamisruumi ja samas ta paneb teistmoodi võtta, et selles mõttes mulle see ei ole tihti väga sageli, et sellist vormi kasutatakse, aga lihtsalt peegelda selle, mis mulle lugedes tegelikult meeldis see, et oli mõlemad nii proosad kui luuletus. Jaa, selles mõttes ma olen väga rahul sellega. Ma lihtsalt ei kujuta ette, et ma leiaks sellise ühtse teema, kus mul oleks luulet ja proosat niimoodi kuidagi õnnestuks mõlemas vormis väljendada. Aga siin on need, eriti proosa osas, need väga erinevad stiilid, mida need luuletused minu arvates kuidagi täiendavad. Me leppisime kokku, et sa loed ka midagi, aga enne, kui ma lasen sul midagi lugeda, ma olen iseendale, mul on selline lugemise vorm üldse, et mul kui miski nagu tolles ajahetkes, kus ma parasjagu mingit teksti loen, mind kõnetab, siis ma teen pildi. Vahel on niimoodi, et ma pärast ei vaata sõbrad oma telefonil, kus kohast ma selle pildi võtsin ja mis see tol hetkel nagu minuga oli, kui ma pildisin, aga samamoodi sinu tekstidega. Ja siis, kui ma vaatasin neid sinu tekstide pildistamisi, siis need olid hästi keelekesksed kõik, mida ma sattunud iseenda jaoks pildistama. Ja räägib see, eks see tuleb sellest, et praegu koos õpime, eks ole, keeleteadust ja keeletoimetamist, aga ja sõna on hästi oluline, aga paar luuletust, mis ma endale pildistasin. Millest tuleb see pärast küsimus. Püüan luua endale sõnadest kodu. Lapsepõlves ei tundnud ma sõnu, täiskasvanuna ei tunne enam lapsepõlve. Nüüd paistabki vabadus vaid meenutustes ja unistustes, sest seal on sõnad reaalsusest lahti. Ja teises kohas sa kirjutad niimoodi ja otsin siin ja siit, nüüd iseenda piire. Ja kusagil oli mingisugune sarnane ja veel keel ja kell, ajast ja ruumist hell, igatsust ja igatsus. Ja seda keelt on palju, et mul tekkis küsimus, või isegi mitte küsimus, pigem ma küsin sinu käest, et sa ütleksid, kas mul jäi õige mulje, et mulle jäi mulje, et sul on enda jaoks vaja millegi sõnastamist, olgu see siis luule või proosa vormis ja vaja just nimelt selleks, et leida kuidagi moodi iseennast, et saada iseendast aru. Aga ma ei tea, kas see, ma vaatan korra, et kas see nagu on niimoodi. Just nimelt seesama, et püüan luua endale sõnadest kodu. Lapsepõlves ei tundnud ma sõnu, aga täiskasvanud tunnen lapsepõlve. Ei lähegi olnud üks see. Mulle endale tundub, et see on nii ja naa. Kui sa esialgusel minult seda küsisid mingi aeg tagasi, siis ma mõtlesin, et see ei ole nii, ma olen ennast ammu leidnud. Aga see võib olla ka mingi enesetete või jah, kuidas seda nüüd hinnata, on ju. Samas see ringilõputuse teema, et ta algab sellise algusega ja lõppeb mingis mõttes leppimine on vale sõna, aga millegagi ja need on omavahel seotud ja ma mõtlen, kuidas seda niimoodi sõnastada. Mingis mõttes see kuulub sellise, raamat ongi selline otsing, et see ei tähendab, ma mõtlen, et see võib, tähendab, kui võrrelda mingisuguste võib-olla religioossete tekstidega, kus ma ei tea, aga võib-olla kui on rohkem selliseid vastuseid antud juba, et nii ongi, et see pigem küsib ja see küsimus on just, kui küsimine ongi olulisem kui mingit mõttes, kui kohale jõudmine, sellepärast, et minu arvates, sest et küsida võib lõputult, teekond võib sinna tänna viia. Et see on rohkem teekond mingit mõttes, jah. Me ei tea, kui vastas selle. No ma vastan siis sinu sõnadega. Kirjutan ringi kõik, mida märkan või tähtsaks pean. Tähed tiirlevad minu ümber liidil, lahutavad ja liidavad ja liigendavad mu reaalsustaju. Vahel unistan, et end keele sisse mõelda, et end keelest välja mõelda. Ja ikka on kõigel tähendus, illusioon, illusioonist. Jah. Seda võib ka öelda kui illusionist. Jah, seda ma kahe hooga kirjutan, ma lugesin niimoodi.
niimoodi. Ja seda vist küll. Aga siia algusesse tead sobib üks luuletus päris algusest. Selline tekst, et ringi lõputu lagunemine ootab meid taevas, jumalaist ja kujutlusvõimest kaugel. See universum lihtsalt on, inimesed ootasid, igatsesid. Pisikeste peanuppude kohal must on taevas ja hajub mateeria. Ma olen. Nii, siis käisime ükskord siin, see oli eelmisel aastal vist Tomis Karevat Tartus kuulamas, ütles ja see mõte täpselt ei ole meeles, aga mulle see mõte meeldis ja ma panin selle teiste sõnadega, kirjutasin sellise proosaluuletuse, mis on kogu selle teemaga seotud. Kirjutan ühe sõna paberile, mitu sõna hingesse. Silmapilguks avarduvad kõigi maailmade värvused. No, siit nüüd tulebki, et kui siin alguses oli see tekst, et haju mateeria ja midagi muud ei ole, siis sõnad justkui annavad sellele ja tõlgendused annavad sellele tähenduse. Siis üks tekst, mis on minu veel ilmuvate käsikirjast, mis on valmis juba aastast 2023, aga ootab mingisugust, ma ei teagi, raha laeva. Aga tekst on selline. Ilmapuur, kaevud ja korstnad, inimeste esimene maailma telg, risti läbi silmapiiri, looduse krutsifiks. See mingis mõttes tähendab seda, et kui inimene tuleb loodusesse, ilmub siia maailmasse, siis ta ehitab ju korstnaid ja puurib kaeve ja see mingis mõttes läbib seda silmapiiri, et selle luuletuse mõte on selline. Kusjuures, mul ei meelde. Et tegelikult ma tahtsin, ühesõnaga selle luulekoguga oli mingi hull jant, et ma olen väga rõõmus, et see lõpuks valmis on. Esiteks pidi see ilmuma teise kirjastuse all, siis kirjastaja haigestus ja siis ta leidis, et tema sellega edasi tegeleda ei saa. Et ma otsiksin kellegi teise, kes seda küljendaks. Leidsin küljendaja, tema küljendas, väga suurepärase küljendaja, selline on minust kujundus. Tema tegi kujunduse ka, kuigi idee mul oli olemas, aga selle põhjal. Siis lõpuks tuli välja, et pidin leidma kirjastaja, õnneks leidsin, see, kes kirjastas mu eelmise raamatu. Ja siis, kui hakkas veel raamatust ilmuma, siis tuli välja, et trükikojas haigestusid, mingi pandeemia või epideemia või mis seal oli. No ja lõpuks sai ta valmis, aga siis, kui see kõik valmis oli, siis ma kirjutasin luuletuse, see oli 1. veebruaril 2026, mis ma mõtlesin, et sobiks väga hästi siia esimeseks luuletuseks, aga kui ma selle raamatu kätte sain, siis ma avastasin, et tegelikult kõik need leheküljed oleks nihkesse läinud ja tegelikult ta ei oleks niimoodi ikkagi ära mahtunud, tegelikult kokkuvõttes on hästi, et tuli nii, aga esimese luuletusena oleks võinud sobida selline tekst muidu, et lapsepõlve lumi on vatist, külm ja pehme üheaegselt. Täiskasvanuna ära lase tal sulada. Selline tekst, et hoida sellist. Kuidas sa kirjutad? Kas sa kirjutadki niimoodi lipikute peale, et sul on nagu kogu aeg igas taskus on mingisugune lipik ja öösel tuleb peale nii ära, siis veel idee, et paned kirja, kuidas sa kirjutatakse? Tihti tulevad ideed niimoodi, et ma loen mingi teksti ja siis näiteks kas loen mingi valesti või seostub mingi sõna mingi teise sõnaga või teinekord tuleb lugemisest lihtsalt lambi seos. Olen kasutanud sellist vanaaegset kirjutusmasinat, mul on neid mitu, aeg-ajalt kirjutan nende sulepeaga värkmikusse, arvutisse, notepadi ja seoses sellega on üks naljakas lugu, et kui seda peaks vaatama Sirli-Jan Meriküll, siis see jutt on temast luuletaja. Ehk siis ma kirjutan teinekord väga palju notepadi arvutisse luuletusi. Harva kirjutan ma kellegi teise teksti juurde ja siis ma sirvisin luulekogu jaoks luuletusi, mis ma olen seda notepadi kirjutanud, vaatasin, et üks on päris hea luuletus, et paneks luulekokku. Aga siis natuke läks aega, kui ma avastasin, et see ei olegi minu oma, ma olin Sirli-Jan Merikülli luuletuse maha kirjutanud, et tundus, et ma tahtsin seda notepadis jäädvustada. Et mingi imeväike tõenäosus oleks olnud, et ma tema luuletuse enda nime on avaldanud, et see on feil olnud, aga ei läinudki. Nii et tegelikult on tekste nii palju ikkagi sul, et kui keegi kusagil
leiaks teksti ja viisistaks, et sa ei oleks päris kindel, sa ei saa aru, et see oleks nagu sinu tekst, et võib-olla midagi, mida sa oled lugenud või ikkagi tunned oma lapsed nii-öelda selles mõttes ära, oma tekstid. Ja ikka absoluutselt, mul on mingi selline põhimõte, et ma kunagi ei võta kuskilt midagi maha, et kui mingi idee on kuskil teisel poolt ära tuttavalt sõnastatud, et siis ma põhimõtte pärast teen kõik asjad ise, et välja arvatud see kujundus, aga see ei ole mida tehtud, et jah, selles mõttes küll, ma kunagi ei vehi kuskilt midagi maha, absoluutselt. Tahaksid sa midagi veel lugeda sealt? Mis ma küsin, see minu arust on väga huvitav, et mis on see, mida sina oled valmis lugeda, et mina olen sealt valinud, kindlasti kui te kõik loete seda raamatut hiljem, et siis on kõik valisid erinevad, eks ole. Ainuüksi see ajahetk, kus ma oma eluga parasjagu oleme, neid kõnetab erinev tekst. Senikaua, kui ma teksti valin, ma räägin seda, et siin on üks tekst, proosatekst, mis räägib minu elust Lasnamäel. Ja see nüüd selles mõttes vastab täiesti tõele, et ma räägin selle ära, et ma nägin unes, tähendab, ma harva näen midagi 3 korda järjest unes, aga see on tagantjärele meenutatud, minu meelest oli 3 järjestikusel öösel üks sarnane unenägu. Ma võin eksida, võib-olla mälu petab, aga point oli selles, et tõesti lühidalt, et esimeses unenäos ma harva näen Lasnamäega unes, ma olin siis Hiiumaal 11. klass vist, ei, 12. midagi sellist. Ja siis ma nägin unes, et ma olin seal samas Lasnamäel ja nägin, et üks lennuk kukub silmapiiri maa taha, nagu silmapiiri taha maha. ja plahvatab ja siis see oli päris hirmus unenägu. Teises unenäos ma olin seal samas jalgpalliväljakul, kuhu muuseas enam ei saa, ma käisin vahepeal Lasnamäel, seal oli mingi aed ümber ja sisemine rangelt keelatud. Ja siis ma nägin, et seesama lennuk lendas minust mööda, üks väiksem seekord ja selles mõttes mitte seesama väiksem lennuk ja kukkus kildudeks ja siis ma ärkasin selle peale üles ja siis kolmandal ööl ma olin ise seal lennukis. Minu meelest olid 3 järjestikust ööd, tõenäoliselt oli, no igal juhul 3 järjestikusel ööl mina isegi ühes kuus näha 3 kord järjest lennuõnnetust oli kahtlane, aga point on selles, et kuu-paar hiljem ma nägin telekas seda terrorirünnakut, et siis oli selline väga kummaline äratundmine. Muidugi see võib olla täiesti juhus, et siin on sellest natuke juttu, et ma selles mõttes filosoofiat õppinuna ma pigem ei anna selliseid tõe-vale hinnanguid, ma lihtsalt võtan hetke sellise nagu saan. Nii. Jah, siin on üks jutt muidu tähekestest ka, tähekesed see ajakiri, mul on sellega, tänapäeval on võimatu enam-vähem ilmselt unustada, sest kõiki salestatakse kogu aeg, aga sellest läks vist mingi 25 või 30 aastat vähemalt mööda, kui ma nägin üle pikka aja esimest korda paberil või siis internetis seda tähekest, mida ma lehitsesin ja lugesin 5-aastaselt. Ja vahepeal ma nägin seda, kui ma just detsembri numbrid ja seda, kui ma olin 6-aastaselt detsembri number tähekesest. Ja siis see, kui oli 4-aastaselt, et see mälestus on väga huvitav, et ma olen sellest siin kirjutanud, et kuidas üle pikka aja, põhimõtteliselt jah, mingi umbes 40 aastat hiljem näha seda kaanekujundust, mida viimati nägid nii ammu aega tagasi. Tegelikult ma loen proosat. Siin üks jutt on sellisest lauamängust nagu Wei Qi, millel muide põhineb QR-kood. Et ja siin on selline mõttekäik, kuidas 2 inimest mängivad seda lauamängu. Sellest on muide välja arendatud tänapäevane tehisintellekt on väga suure hüppe sellest mängust teinud, et kui male tähendab arvuti võitis inimest male siis veel 96 või 97 aastal, siis selles Wei Qis inglise keeles Go
võitis arvuti inimest alles, kas oli 2015 või 2016 või midagi sellist. Et siis see on nii keeruline mäng, mida ei ole võimalik, ei olnud võimalik arvutit mängima panna inimese vastu. Aga jah. Ja siis ma kirjutasin. Arvuti tegi sellise kummalise käigu. Miks? Mis sa arvad, miks? Ma ei tea, ta oleks nagu kokku jooksnud. Ehk hakkab tõesti kaotama. Kui arvuti teeb väga imeliku sammu ja näib kaotavat, siis on 2 varianti. Ja sul on õigus, ta jookseb kaotades kokku. Või teine variant, ta on oma võidus niivõrd kindel, et sel hetkel pole tal enam vahet, kuhu ta käib ja millist sammu järgmisena ette võtab. See viimane lause tekitas mõnes inimeses külmavärined. See tekst läheb siin edasi. Aga seda ongi võib-olla siin hea rääkida, sest ta pole otseselt siin välja öeldud, aga võib-olla võib siit kuidagi välja lugeda. Mõte selles, et kui tänapäeval kõike salvestatakse, siis saab seda ju panna tehisintellekti abil luua sellest justkui inimese selline visuaalne kujul, ta justkui uuesti ellu äratada, mida te kõik olete kindlasti näinud. Ja selle mõte on see, et näiteks keegi lähedane sureb ära, kui temast on väga palju salvestusi, helisalvestusi, pilte, videoid, kui panda see arvutisse, siis ma kujutan ette, et lähitulevikus võiks ju täitsa saada temast teda justkui ellu äratada arvutis. Ja siin nüüd ongi selline tekst, kus on 2 inimese vahel see juhtunud. Et üks on justkui ellu äratatud virtuaalselt ja teine veel elab. Ja siin on nüüd selline tekst. Mis tunne on olla surematu? Ära räägi nii, ma ei ole surematu. Võrreldes minuga oled. Jah, ja sina oled surematu võrreldes päeva ja öö või mõne putuka või linnu või loomaga. Ja sa ju tead, mis tunne see on. Kesta kellestki kauem. See pole sugugi väärtus iseeneses. Sest sa näed, kui ajutine see teine on. Sest kui ajutine teine on. Nad vaikisid. Kivi maandus tasase kolksuga lauale. Metallne läige peegeldus ühe küünet. Peagi saame seda igavesti mängida. Võib-olla on sellel kunagi olemas ka oma lahendus. Ja mis seejärel, mis edasi? Edasi, inimene on mängiv olend või oli homo ludens. Aga kui kõik on mäng, kas seda saab siis enam mänguks nimetada? Selline filosoofiliste sugematega proosatekst. Filosoofilise sugematega sul siin päris vist raamat algupoole, kui ma nüüd õigesti mäletan, ongi see küsimus filosoofiliks, mis siis on elu mõte. Et kui sa võid saada selle vastase ka endale, mis siis on elu mõte filosoofiatud eelnud ja kõige sellele mõelnud? Vaat sellele on siin, aga seda küsiti minult, kui ma õppisin magistantuuris, õppisin rõõmsalt, kunagi ei mõelnud tegelikult sellele, et kõik muud küsimused olid, aga sellele, et mis elu mõte siis võiks olla, polnud reaalselt kõik küsinud ja see on kuidagi nii imelik küsimus, et isegi kuskil loengus või seminaris otseselt ei tule teemaks. Pigem on see, mida keegi autor arvas, mina nüüd ise arvaksin ja siis üks tuttav küsis ja siis ma mõtlesin sellele täitsa vastuse välja ja ma mõtlen, kas loeta seda raamatust või avaldan selle, aga ma tegelikult annan vihje, ma nimetan selle ma olen seda nimetanud niimoodi, et elu paradoksaalsuse avastamine. See on siin ära sõnastatud, mida ma selle mõtlen. Ja ma siin vaatasin ringi, et meil on ka siin elu paradoksaalsus, et sa kirjutad kassist. Minna kuulamas 2 koera. Millisest kassist on kirjutatud, ma ei tea, kas sa seletad saladuseks? See on lugu ju. See on lugu jah, kõige alguses algab kassist jah. Need pildid on see minu omistatud. Et saab mainin vahele. Üks tekst on Marilyn, on selle pealkiri, see on vihje Marilyn Monroe'le, aga idee tuli üks prantsuse või sellise Kanada autorist jah. Ma mõtlen, mis prantsuse keeles kirjutas raamatu pealkiri, vist oli paberist, linn, Portier oli vist perekonna nimi. Igal juhul ma arvan, kes on lugenud, see tunneb praegu selle kirjalduse põhjal ära. Et ma lugesin tema raamatut, see rääkis ja ühest luuletajast ja see mul inspireeris ja siis tuligi natuke selles stiilis tekst.
rääkida kohe. aga nüüd loen päris algust. et see on väga teine stiil, proloog ja see on sellest ajast kirjutatud üle 10 aasta tagasi, kui ma olin Michel Foucault lainel, filosoof, ajaloolane, psühholoog. Teda on kritiseeritud palju, aga minu teada ajaloolased on tema põhiseisukohad üsnagi omaks võtnud. Aga algab niimoodi, et oli aasta 1816, aasta ilma suveta, vulkaaniline talv, madalad temperatuurid ja paduvihm. Meil inimesed varjusid kodudesse ning Mary Shelley alustas Frankensteini kirjutamist. Oli juunikuu, aasta varem sündis Ada Lovelace. Neiupõlve nimega Augusta Ada Byron, tuntud luuletaja Lord Byroni tütar. Siin on, nimede järel on siin ka aastaarvud, et siis on parem täpselt jälgida. Õhus oli kõike, hämaravõitu romantikat, hirmu, sündi ja lootust. Paar aastat hiljem, 1818, võis rahvas lugeda järgmist kirjandust. Kell oli juba 1 öösel. See on nüüd tsitaat. Kell oli juba 1 öösel. Viht trummeldas süngelt vastu aknaruute ja küünal oli peaaegu lõpuni põlenud. Kui ma hääbuvas valguses nägin olendi tuhkkoldas silma avanevat. Ta hingas raskelt ning kramplik tõmblus liigutas ta jäsemeid. Siin on siis Frankensteinist juttu, see läheb siin edasi, aga siin ongi sellised kõrvalepõiked ajaloosse või ajalukku, kus toimuvad erinevad asjad, et olukorrad, kus inimesed on justkui lootuse kaotanud mingis asjas, mingi lootus on tekkinud mingis teises asjas ja neid tekste siin kõrval iseloomustavad erinevas stiilis luuletused, mis siis kuidagi justkui käivad ajalooga kaasas. jah, see vastab väga hea kirjeldus täpselt sellele, mis see raamat edasi, mis mulle meeldis selles, et mõtlen, et see rütm, mis tekkis koosast ja luulest mulle välja väga meeldis. Me mäletame seal nii-öelda koolis koridorisse rääkides, kas ma küsisin sinu käest, aga mind on mitte ainult sinu raamatu puhul, vaid väga paljud raamatud mulle on nagu tekkinud see mõte, eriti luulest lugedes, et millal sa nagu tunned, et nüüd on see valmis, et nüüd on saanud seda avaldada? See on hea küsimus. Selles mõttes, et nagu ma enne mainisin, et ma alguses mõtlesin, et avaldamine oli justkui tohutu oluline ja see on tihti mulle tundub noorte puhul nii, et vahepeal tundub, et avaldamine on oluline kui tekst ise. Mulle tundub, et ma olen selle justkui läbi käinud, et ma olen ju nüüd üle 40 ja alles hiljem, et avaldamise mõttes, tähendab, kui inimesel vähegi raha, et siis avaldada saab kõik, et see ei ole selles mõttes avaldatud avaldamise pärast, et seda ma ei poolda, et ja millal see on valmis, siis kui jah, sisetunne ütleb. See idee tuli mul, tegelikult need põhiluuletused siin vasakul pool, need said kirja pandud ainult umbes 6 aega. Hiljem ma vahetasin need välja ja kirjutasin juurde, et tegelikult see käsikiri valmis üsna kiiresti. Kuigi jah, seoses selle pikema sellega, et see lõpuks valmis sai, ma rääkisin natuke üle kivide kändudel ja see teema ka, et eelmine luulekogu oli lihtne, seal olid luuletused, mul olid need olemas, panin sinna ja korras, aga siin on proosat ja kui ma loen üle proosat, mis ma olen üle 10 aastat tagasi kirjutanud ühte, siis ma parandasin, eriti pärast seda, kui ma läksin seda keeletoimetamist õppima. Ütleme niimoodi, et ma ühel hetkel saatsin küljendajale sellise paranduste rea, kus oli vist vähemalt 100 parandust, mis oli vaja sisse viia. See kõlab tuttavalt, meil teistele ka siis siin keeletoimetamise loendusveelis on mingites artiklites, mida me pidime lugema, mäletama täpselt oligi see, et sõltumata sellest, kui toimetatud või toimetamata tekst on enam-vähem 10-12 parandust pärast korrastades igal juhul igal leheküljel. Küsimus on selles, et kui palju sa parandada võtad, aga vähemalt nii palju leiab alati, et see on lõputu hüündade. Aga nagu me teame, eks ole, et Douglas oli ju see, kes nagu jäigi lihvima oma tekst, et ta ei jäänud kunagi nendega rahul, kirjutas kogu aeg oma novelle ümber, muudkui lihvis seda paremaks. Aga võib-olla see ongi sellepärast, et me oleme Eesti novelli pärlid, et võib-olla tulebki nii palju kogu aeg lihvida. Ei tea. Nüüd ma oleks veel luuletuse loomel, ei tea, mis see kell on, millega kellegi? Kell on 18:37. Okei. Selline luuletekst, see oli
üks hilisemaid mu valmis. Keegi taob sõnu nagu vaiu maa sisse. Maa kumiseb ja hing väriseb. Vahel vaevu märgatavalt, aga siiski. Teisel sirguvad sõnades puud, need kasvavad kõrgustesse. Hing heliseb ja väreleb ja võdeleb. Paneb mõtlema avarustele. Taeval sätendavad pärlid. Igavik otse kui räägiks minuga. Jalutan mööda vaiu üles. Püüan neid mõista. Ümber ringi sahisevad lehed. Taevas kõikjal mu ümber. Lõppu saab kui lugeda kui taevas kõikjal mu ümber. Ja siis järgmisel leheküljel on selline eraldi tekst, et milleks jagada endast pooli ja veerandeid, kui maailm meil on üks. Selline tekst. See on väga kõnetas, et pooled ja veerandid ja maailm üks, et seda ma lugesin väga mitu korda. Jah, tähendab, osaliselt on see inspireeritud võib vist öelda, et Hiina filosoofias, mis mind väga kõnetab, et näiteks see pilt, täna ma käisin ka ühes Hiina filosoofia loengus ja oli juttu tornaadodest, kus selle tornaado kese on just paigal, aga ümber toimub selline suur pöörlemine ja keerlemine, et mind väga tõmbab selline vastandlikkus, et üks vastandlikkus läheb justkui teiseks üle, et ja no mingis mõttes nii on, et mul on sellest ka siin eraldi tekst kirjutatud osaliselt, et jah. Mulle meeldis üks veel, mida ma olen pildistanud üldse ära kustuda, et see oli vist proosa tekstis sul lihtsalt väga lihtne mõte, aga mulle meeldis see väga täpne sõnastus ja see jõuab tegelikult nii-öelda raamatu pealkirja kokku lõpuks. Mu kirjutuslava sahtlis on üks sõrmus, tükike ehte kunsti inimeselt inimesele. Ja see mulle meeldis see mõte sellepärast, et mul on ka tükike ehte kunsti inimeselt inimesele. Et see on ringi lõputus, et ma olen, et see on üks suuremaid müstikuid, kus kaks täiesti erinevat inimest on otsustanud selle elu ringi teevad ühelt poolt alates koos. Et ühelt poolt see on tõepoolest nagu ainult tükike ehte kunsti ja teised see nagu ei ole ka nii vähe. Jaa, väga meeldis see mõte, mis sul siin oli. Jaa, et siin sõrmus on kohati selline korduv, aga taasesinev teema, et jah. Aga kuna kui ma alustasin siin ABA vorm, eks ole, peaaegu nagu kena sonett, alustasin sellest tagumisest lehest, kus on kirjas, et see on sinu teine luulekogu, siis mul on üks küsimus, mis on minu arust nagu hästi, ma päriselt nagu tahan teada, et millal saab luuletaja aru, et ta on luuletaja? Kas on selline äratõutmise hetk, et nüüd ma hakkan nagu kirjutama, see ei ole nagu enam see, et koolis pidi natukene riimima või et mul tuli mingisugune mõte, aga et nagu päriselt, et ma saan aru, et see tegelikult ilmselt identifitseerib ennast kõik luuletaja. Sul on 2 kogu tiimi. Et millal saab luuletaja aru? Siin ma tahaks sellele vastata ümmarguselt, et mingis mõttes võib-olla sellest Hiina filosoofiast inspireerib, see käib minu kohta. Et ma arvan, et tuleb praegu üks asi tuleb meelde, kuidas ma käisin ühel luureüritusel, see oli mingi 2005 või 7 või 10 või kuskil sealkandis. Paljud olid noored luuletajad ja paljud olid ka sellised vanemad. Äkki oli see vist isegi, mest oli Doris Kanevaga seal. Ja siis oli niimoodi, et seda oli kuidagi aru saada või tajuda või tunnetada, kuidas just noored astusid niimoodi lavale, et lugesid, et mina nüüd luuletan teile, kuulake mind. Aga siis sellised vanemad inimesed olid hästi tagasihoidlikud, et umbes niimoodi, et vaadake, et ma nüüd pusisin selle teksti juures, et ma nüüd täpselt ei tea, kuidas see mul õnnestub, aga mis te arvate sellest. Et kuidagi mingis mõttes, mida kriitilisem inimene enda suhtes on, ma arvan, et ka paremini ta tihti kirjutab, ja seoses sellega ka see enda nimetamine, et ma ei leia, et see nimetamine mulle isiklikult midagi annaks, kas ma olen või ei ole. Mul on mõelnud näiteks fotograafiaga seoses ka, et fotograafid on tänapäeval need, kes teenivad fotograafiaga raha. Aga on ju palju selliseid fotograafe, kes on näiteks peaaegu unustuse hõlma vajunud näiteks midagi, mis meeldib tuua. Saul Loiter on üks mu lemmik fotograaf, minu teada tema pikalt pildistas niimoodi, et keegi teadnud, keda pildistab.
et tihti need, kes teevad niimoodi ennast unustavalt, et nad ei pööra millelegi muule tähelepanu, tihtilugu avastatakse alles hiljem, siis nemad kirjutavadki ja teevadki tihtilugu paremini. Kafka, mis niimoodi, et palus kõik oma tekstid ära hävitada enne oma surma, aga ikkagi jäid kõik alles, et noh, näiteks. Et ma ei tea, see luuletajaks defineerimine minu jaoks isiklikult pole see väga oluline. Ja isegi vist ei ole küsimus nii-öelda defineerimises, et ma... Et ise saan aru. Just, et millal saab luuletaja aru, et ta on luuletaja, et teisiti ei saa, ma pean seda kirjutama, et muidu ei ole nagu, mul ei ole hea olla, mul ei midagi nagu pakitsemalt, kui ma seda ennast niimoodi väljendan. Küsimus oli siis selles, kas see avaldada või ei avaldada? Jaa, see oli tegelikult, see on hea küsimus, ma mõtlesin sellele vahepeal. See oli võib-olla isegi, see on kuskil ilmselt nii-öelda veres, et kui ma olin väike, alaealine, siis olid need kassettmakid, kus oli 2 kassetirulli, sai salvestada ühe teisele. Ja siis ma enda arvates tegin muusikat niimoodi, et ma panin ühe mängima ja salvestasin teisele kassetile mingi väikse lõigu, mingi väike põks või mis iganes fraas. Ja siis ma panin neid erinevaid fraase kokku ja oma arvates ma tegin niimoodi muusikat, et ma nii-öelda miksisin. Muidugi see on täitsa jabur juba mõeldes, aga eriti kui olla väike alaealine, siis tundus ikka, et ma tegin mitu kassetti, mingi 6-7 kassetti vist niimoodi muusikat täis. Et mulle tundub, et mingi loomingulisus käib asjaga kaasas, et ma olen, sõna on põhiline asi, aga pritsendada meeldib fotograafia viimasele pildistamine, kõik, mis on vähegi loominguline, ma üritan sellega tegeleda. Muusikaga võib-olla kõige vähem, sest seda aga siis see ongi ju õnn, see oli äkki luua. Jah, ma kipun nii arvama, kuigi oleme äkki loodud siis looja näo ja äkki looja. Ma ei tea. See mõte siis on? Okei, ma sõnastan selle mõtte siit nüüd ära, mis ma panin siia kirja, mida minult keegi küsis, et mis on elu mõte. Ja ma vastasin kuidagi nii, et see elu paradoksaalsusele pihta saamine, see on see, et pisiasjad väga täitsa seinast seina. Näiteks on juhtunud niimoodi, et kui üritad kellestki väga kinni hoida, siis just kipub see metsa minema. Või kui sa liialt keskendud mingisugusele eesmärgile, siis kipub see kuidagi ära kaduma või üritad iga hinna eest midagi meenutada, just siis ei tule meelde. Aga kui sa lased nii-öelda vabaks, et sa keskendud hetkele, siis kipub kõik kõige paremini sujuma. Et mulle tundubki, et see on omamoodi paradoksaalsus, et ma sellest on siin üksjagu juttu ka, et sellele nii-öelda pihta saamine. Näiteks on lapsepõlve tähekeste teema ka, et kui ma olin väike, siis olid mingis mõttes hetked kuidagi ehedamad. Aga teisest küljest, kui see sõna ja keel ja eneseteadmist tuleb juurde, siis võib ju öelda, et see on teistmoodi rikkus või rikkam. Aga need 2 poolust minu arvates täiendavad üksteist. Võib-olla kuidagi vastaspoolustele pihta saamine, mida mõtleme. Kas sa tahad midagi veel lugeda või ma küsin oma viimase küsimuse? Äkki küsi jah, viimase küsimuse. Selles mõttes on väga argine küsimus ja see on mõeldes, meil on siin praegu juba huvitav, ma loodan, et teistel ka. Aga see on nüüd küsimus tegelikult otseselt nii-öelda sinult siis meie kuulajatele. Et kui sa peaksid selle raamatu soovitama ühte hetke elus, siis mis sa mõtled, millal oleks seda raamatut õige aeg? Ahaa. Me ei olnud palju enamate küsimusi, me ei ole läbi arutanud, nii et ma suhtin. Küsimused tulid 5 minutit enne kui siia tulid, olid kõik valmis ja siis ma lõpuks tegelikult mõtlesin kõik ümber, kui siin käisid siis samamoodi. Jah, sellega tähendab, see tegelikult pidi ilmuma eelmise aasta lõpus, aga siis tuli see 100 jäästi tuli vahele. Kõik see, millest ma rääkisin. Ja siis ma olin natuke kurb selle pärast, mulle tundus, et see just sobiks just aasta vahetusse, et inimestel on selline võib-olla meditatiivsel seisul või ma ei tea, minul enamast teab. Aga siis, kui see lükkus nüüd selle aasta algusesse, siis ma hakkasin mõtlema, et see võib-olla isegi parem, et inimene võib-olla aasta alguses on tihti võib-olla selline suurem kiirustamine ja võib-olla liigne. Et ma ütleks seda, et ilmselt tasub selle jaoks aega võtta, et seda lugeda, et see ei ole selline kiiruga loetav tekst, et kuna ta on suht lühike alla 100 lehekülje, 90 lehekülje. Ja selle võib üsna kiiresti läbi lugeda, et siis pigem võtta aega. Ja mis soovitavad lugeda järgmist?
ja ei tea, no selles mõttes on omamoodi, et ta võib-olla vahest mõtleme, et siin on väga erinevaid asju koos, et jah, ajaloospsühholoogiast seda kirjeldust nüüd ei olegi lugenud ette. Raamat algab sünni ja järk-järgulise teadvustamisega ning liigub teatava otsiskluse või lõpetatuse suunas. Taivates samal ajal, et kõik kipub olema kõigega seotud ja et kui lõpp võib olla väga või äravahetamiseni sarnane algusele ja vastupidi. Ilusad lõpusõnad. Ja küll, tänan siin muidugi hooandjaid ka, kes toetasid seda raamatu ilmumist ja Viljandi linna ka. Aitäh! Jah, aitäh!